Kas tõesti? Okei, meil on probleem. Welcome back to AutoJoy. Hello. Täna siis teeme autoreview üle pika aja. Lumises ilusas Tallinnas ja meie selja taga on siis Ford Explorer, mis on siis väljalaske aastaga 2021. Ja selline huvitav mudel tegelikult, et on selline nagu 300 pluss kilovatti, samas on plug-in hybrid, fitib väga hästi sellesse praegusesse automaksu ja kõike muusse, et kaevaks ta välja ja vaatame, kuhu maale me temaga jõuame. Siin on veel see raske lumi ka. See auto on toredasti mingisugune, ma arvan, 4 nädalat seisnud. Et siin on nagu neid kihte on mitu. Ühesõnaga hetkel aktiivses kasutuses ei ole, et sõbra teine auto on. Just. Nii, aga selle lumeharja kohta tahtsin 2 sõna öelda, et see, mis nagu parklates siin praegu toimub, ausalt öeldes see lumehari on täpselt sama nagu see automaatpesula tegelikult. Lihtsalt nagu ta liigub nii kiiresti, kui su käsi liigub, aga ta kriime suudab ikka tekitada. Nii et ma ütlen ausalt, et mina ikkagi olen üsna nagu pinnapealne selle lumeharjaga, et ma tegelikult värvini ei taha jõuda. Iga see harjatõmme, mis sa otse värvi peale teed, on potentsiaalne kriim. Aga selle autoga meil seda probleemi hetkel pole. Sest siin on nagu mitu kihti. Kaitsev lumekiht on peal. Just, aga mina nagu reaalselt kasutan kinnast päris palju. Siin pole hullu. Kohe, kui sa siia hõõrud juba, siis on tehtud, Jep. Et päris hull. Aga vau, see on nagu next level. Aga teeme ta puhtaks ja vaatame edasi. Teeme puhtaks, jah. Vaatame, mis sealt teeb, kui külmalt käima panna. Kui üldse. Pööratud peeglid ka, jah? Jep. See on hea asi, seal need plastikud võivad katki minna. Et ära seda tee, Jah, mul on talveks juba välja lülitatud see. Ei, mul ka. Mis riigis see auto tuli? Saksamaalt oli. Ops. We're sorry. Valus. Ma vaatan, kes teiselt poolt tuli. Teisel pool on jumala kinni see. Arvatan. Kõik ootavad siin külm käivitust. Laula. Ütleme nii, et naabreid üles ei aja sellega. Ei aja, aga pärast saab selle teise režiimi ajada. Ja Okay. siis ta on kurjem. Ma ei tea, mis ta tuutu tegi mulle praegu. Pidur on roostes. Vaatame, kas liigub. Ops. No vähemalt ei pea siit lund lükkama. No hätta see auto küll ei jää siin. Krudiseb lihtsalt. Tahan kohe ära öelda, et on näha, et siin on mingisugune pinnakate ka peal igal pool. Kõik hülgab vett siin, isegi siin all. Ma tean täpsemalt sellest, et jah, kohe kui see auto Eestisse saabus, siis täispoleer ja minu arust Gion Mohs Evo läks siia peale nagu koos korraliku poleerimisega, et tegelikult väga hästi tuli välja see. Peaaegu saab aimu, mis kujuga see auto siis päriselt on. Äkki panu. Täis pikk ja käib lahti ka, jah. Selle autoga on sõidetud 2900 kilomeetrit, mille keskmine kulu on 7,6 liitrit 100-le. Ei ole üldse halb ja see kaalub oma jaga. No see on suur auto, on nagu full size nii-öelda, et see ei ole nagu... Ja salongist on näha ka, et põhimõtteliselt kapoti lõppu nagu hetkel ei näe kindlasti, aga muidu ta ulatuks ka kaugele. Ta on väga vahva auto, täpselt selliseks ilmaks, nagu meil siin juhtus. Platinum pakett siis on pruun salong, kui näha ei ole. Ja see on ka muideks huvitavalt, et ülemine ots on nagu pruun. Liigikaaslane tuleb vastu siin mööda teed. Tundub, et ta ka nautis.
ahah. Auto ärkas ellu korraks. Kahega nagu gaasi vajutud. Aga need drive mode'id on tegelikult. Nii, mis siin pakutakse meile? Ökot, sporti, vedamine. Et see on ikkagi päris ekraan, et ei ole mingi sinine LED seal nagu alguses tundus mulle. Ei, see on päris asi. Näe, isegi see taha kõik muutumaine. Punane tähendab, et sa oled kiire. Aga hoopis teine nagu gaasipedaal on. Ops. Netist mingi hästi põgusalt uurisin, ma ise ei tea palju nende autode kohta, aga paljud nagu kurtsid, et V8 ei ole enam siin vahel. Aga tundub, et piisab nagu. Me elame võib-olla nagu selles ajastus, kus me nagu räägime, et see bensiinimootor on väga responsive ja kiire on. Aga me unustame selle fakti, et elekter on ju veel nagu kiirem ja reageerib nagu just selle alguse osas nagu aitab. Et eks selle autoga ongi seda saavutatud, et elektri see alguse selline kiirus ja siis sealt edasi võtab V6 üle. Hääl on tegelikult täitsa olemas enne. 2 ekraani siis, üks selline väiksem teistpidi tahvel, et kellele ei meeldi hiigel suured ekraanid autos, see on kindlasti õnnelik. Nuppe on alles jäetud, jälle väga hea, et ei pea nagu seda puututundlikku taga ajama sõrmega, kui sa sõidad. Minu arust see on päris suur pluss tegelikult auto puhul. Üks asi, mille üle norisada on tegelikult see Apple CarPlay suurus. Et ta on nagu meeletult suur see ekraan ei ole. Aga ta teeb oma asja ära, selles mõttes, et ta on lihtsalt suht tilluke. Kellelgi on veel tort katusel. 40 minutit siis puhastasime autot lumest, eks ole. 40 koos sinuga, 20 minutit enne sinu saabumist ma tegin teed autoni. Et päris huvitav, jah? Siuke arheoloogia värk, et leiad lumehangest ühe Exploreri endal. Ja see oli küll arheoloogia praegu, jah. Sest see auto oli julgelt 4 nädalat seisnud. Et see tegi oma töö, et seal oli nagu erinevad kihid. Teen sulle ühe kuival asfaldil kiirendusega. Nii, mis meil on siis? Siuke 5, midagi oli 100 see auto. Et selle kiiruse või nagu selle suurusega auto kohta on tegelikult väga impressiv. Ainuke erinevus on selles, et kui see sama kiirendus oleks väiksemal autol, siis see tunduks nagu hirmsam sulle. Et hetkel on nagu see, et kuna see auto on nii suur, siis ta ei tekita nagu seda tunnet, et ma olin kiire. Oled kõrgel õõtsud siin on ja mis vedrustus tal on see tead? Kusjuures tavavedrustus. Aga ma ei tea kuidas, aga see on selline, ta on pehme, aga samas ta ei ole nagu selline, et sa nagu õõtsud pärast auku veel 3 korda järgi. Et ta nagu on ikkagi selline Euroopa turule tehtud auto. USA mõistes ta on selline kesk või siuke väiksemad suurust maastur isegi, ne? Võib-olla või? Ma ei tea. Ma ütlen, see GMC tuleb meelde, millega me sõitsime siin. Explorer on ikka päris suur, aga järgmine mure või nagu järgmine mudel Explorerist on täiesti ära rikutud. Mingi väike auto nagu, et ma ei tea, mis seal taustal toimus. Ja tegelikult USA turul ka, ma olen kuulnud, et see suurus hullus natuke kaob ära, et inimesed tahavadki seda ökonoomsemat ja nagu praktilisemat. Kui sul igapäeva auto on hiigel suur, aga sa sõidad lihtsalt tööle ja poodi, eks ole, siis kõik need kulud, mis kaasas käivad, on ka suured. Ja teistpidi siis Ford ikka on neid vimkasid oma jagu ju teinud. Kui me mäletame Ford Mustangi. Oi. Mach-E või? Ja siis nüüd, jah, sa jõudsid õigesse kohta nagu. Nagu ujub. On äge hääli. On küll äge. Undab. Teeme kohvid ja siis lähme vaatame korraks, kas me rammime siin AJ või? Tavai. Meil on kohvid näpus siin nüüd on ja
ja kohe saab hakata vaatama, et palju siia autosse siis nagu päris mahuks. Sügav laegas. No siia võib ühe beebi panna. See on hiiglaslik. Beebi mahub. Siin on see. See on ka päris sügav. Jah, väga sügav. Snäkke, jooke. Kaablid, USB A ja USB C on. Sigarisüütaja. Eks ole muidugi kindel laegas, see on siuke tavalise suurusega. Siis igale Fordile on kohustuslik see prillihoidja. Kõrvale siia mahub igas suuruses jooke. Ja GoPro karp mahub ja muid vidinaid. Auto ise on siis 7-kohaline. Pagasnikus on veel 2 kohta. Ma ei oska küll nagu öelda, et midagi selle autol puudu oleks. Et igasugused need tagaaknal on need saad võred ette panna ja seljatugi on reguleeritav. Isofixid on 2 isofixi. Ees peaks ka isofix olema. Istmesoojendusi on 4 tükki. Istmeventilatsioone on eesistmed. Siis roolisoojendus, klaasisoojendus. Loomulikult on siin massaaži istmed. Selles mõttes, et väga, väga oluline. Passengerile saab panna siit, mis me paneme sulle? Paneme relax, recovery, driver. No nii. Tunned midagi enne? Jah, tegelikult täitsa meeldiv nagu. Ei on küll, jah. Selles mõttes, et automaatselt täistuled, adaptiivne püsikiirus hoida. Roolil on kõik nupud olemas, enne. Ma nagu ei oska mitte midagi välja tuua, mis sellel autol reaalselt puud on. Keyless entry, keyless start, tagaluuk, elektriline kärukonks. Korraks süvenedes sellesse mootorisüsteemi ja kõike sellesse, siis siin on V6 3-liitrine bensumootor ja lisaks on siin mingisugune 13 kilovatt-tunnine elektriaku. See 13 kilovatt-tundi elektriaku tähendab seda, et sa saad enda tööle ja koju sõidud elektri pealt teha. Ehk siis sealt tulebki see, et sellel autol on nagu 7 liitrit 100-le siis keskmine kütusekulu 3000 kilomeetrile. Ilmselt on see olnud selline hübriidsõit, et vahepeal käid maanteel, siis ta loomulikult sa sõidad enda hübriidaku tühjaks ja siis sa paned bensu pealt edasi, aga kõik need linna väiksed sõidud, need on nagu sisuliselt nulliga. Ma olen käinud niimoodi, et kuskil 10 kilomeetrine Tallinna sõit ja pingutades, see pingutamise all ma mõtlen siis gaasivajutamist, ma olen saanud keskmiseks kütusekuluks 2 liitrit 100-le. Et kind of cool. Aga mõistagi, kui sa siin nagu lumesaeva näed ja sõidad bensu peal, siis sa suudad ka selle kütusekulu 15 peale täiesti julgelt viia. Lähme vaatame siis lattu ja äkki saame natukene seest rohkem näidata seda autot. Ja, ma tahtsin just näidata seda 3.6 kaamerat ka. GTA. Ja kas me saame lõpuks lahti sellest siin üleval? Ma piduridan nüüd ühe korra. Oh yeah! Väga hea. See läks hullemaks. Läks see? No, sa vist näed, jah? Midagi näen. Aga panoraam on ilus nüüd taevast. Juhu. Hästi kiiresti sulatas seda klaasi muideks katusel, sest mul on Volvol ka nagu panoraam katus ja täpselt sama seis, aga seal ei toimu midagi väga pika sõidu peale. Siin on mingi kortsus Toyota, jah? Kus sellest on ikka väga lõmmis, uskumatu. Teed on ohtliku praegu. Meil hakkab nüüd pulli saama siin. Ühesõnaga, meil tuli hea mõte tulla Fordiga läbi lume. Paar korda veel ja siis saab tee täitsa sõidetavaks. Tundub nii. Aga siuke äge vagu on sees seal taga. Siukest tunnet ei olnud, et jääd kohe kinni, aga said aru, et oled nagu ikka päris sügavas lumes. Aga me ei saa siit sissegi. Kas selles Volvoga ma ei tunneks ennast nii kindlalt? See on päris huvitav. XC90-ga siis versus sellega. Nii, iga selle ilusa kaadri jaoks on siis vaja, et mina sumpaks läbi lume. Ja siis me näeme siukest asja. Kas tõesti?
Okei, meil on probleem. Mis juhtus? Ma ei tea, ta lülitas välja nelikveo. Aga ma panen nüüd slipperi režiimi peale. On. Väga slipperi on, libe. Ta on nagu tagaveoline või? Jaa. Okei. Okei. Siis God Mode sai lõppes siin. Leidsime piiri üles korraks. Aga nagu ikka on ainult tagaveoline. Jaa, tagaveoline on. Okei, mulle see üldse ei meeldi. Ma vaatan teisest poolt ka. Panen korraks kinni ja siis uuesti. Restarti auto. 66 liitrit 100-le. Oho. Enam ei tundu väga ökonoomne. Väga huvitav. Nelikvedu on disabled. Ongi kõik. Oleks pidanud ikka Passatiga tulema. No jah. Mis seal ikka siis? Täna me vaatame seda. Oi, jah. Miks nelikvedu ei tööta? Väga huvitav. Aga let me help us out. Ikkagi proper redneckil on alati nagu üks väike labida poiss. Ma ei saa sellest aru, kus mu nelikvedu on. Ma ei tea. Tahan nelikvedu. Just siis, kui seda vaja on. Just siis, kui lõbusaks läks. Nii, natuke sai kaevatud. Vaatame, kas saame tuppa sooja või ei saagi. Jaa. Ma olen valmis. Do your best. Natuke kaugemal kui eelmisel korral. See on rets, et ta lülitab nelikveo välja. Väga huvitav. Keegi kommentaarides teab äkki, mis me praegu valesti teeme siin selle autoga. Ma olen täiesti kindel, et see lendab ainult selle pärast ära, et see auto on kraamatu peal. Vahel on auto lumes puhtaks saanud. Nüüd näeb seda päris kuju ka. Hästi äge oli nagu kuivatades näha seda, kuidas keraamika mõjub ka nagu sellele, kui sul on kihtjääd või lund peal. Et hästi kergesti tulid need asjad maha. Vaatame korraks auto sisse ka niimoodi, et me ise ei sõida ja siis me nagu saame parema pildi ette sellest autost. Ühesõnaga ta on see Platinum pakett. Hästi huvitavalt on see osa siis nagu pruun, selline ja samas allpool on kõik siis musta värvi. Istmed juba mainisin, jahutus, soojendus, massaaž, mis iganes sa nagu soovid. Bang & Olufseni audio, mis minu jaoks on uus Fordil. Ma nagu ei mäleta, et oleks olnud. Siis kõik on nahast, et siin see detail, siin läheb nagu plastikuks. Sama asja armatuuriga. Kõik on selline kvaliteetne, korralik puit. Premium tunne on ju. Väga premium. Vaata korraks panoraami ka. Ja, enne oli seal see jäätükk. Just. Ja siis katus on tume, mis annab veel sellist hubasust nagu. Et mulle see väga meeldis. Esiklaasi soojendus, rooli soojendus, kõik asjad on peal, et selles mõttes vist ei ole vaja nagu eraldi nagu midagi välja tuua minu silmis, et nagu reaalselt igasugused peegliandurid, et see Platinum pakett, see nii-öelda defineerib ära, et sellel autol on lisavarustus. Sina istusid siin ees, on ju? No, ma istun siin niimoodi, et ma võin ennast nagu konkreetselt lebosse lasta. Siis teine rida. See on siis, see on liigutatav, sõltub sellest, palju sa sinna tahapoole inimesi pead panema.
aga siin saad ka nagu täiskasvanud mahuvad ilusti ära. No siin pole jah teemat isegi nagu selle ümber. Sa saad lisaks konkreetselt lebosse lasta. Siis juba oli vihje. Huvitav, kas saame koera pildiga panna, kes siin on väga nunnu koer. Aga jah, karvu tuleb oma jagu. See on jah, elustiili auto on, et täpselt. Suur kutsu taha. Läheb sellega kokku. Paned paadi endal või haagise nagu konksuga külge ja koera pagassi ja läheb. See on siis kõik keyless entry, elektriline tagaluuk, tagumised istmed samamoodi. Tahad sinna ka istuda? Ikka, jaa. Kas ma pean nüüd nagu siit minema või minust ta käib veel nagu ühe korra ülesse? Jõhker spetsialisti tunne on peal. Ops. Ma võin minna. No okei, see on rajune. Sa pead alguses istme panema nagu minu jalgade poole. Nüüd lükka. Okei, nüüd mul on küll klaustrofoobiline, aga kusjuures ma saaks nagu hakkama. Ja lihtsalt infoks, siis ma olen nagu 1,86 m. Et noh, selles mõttes mul on kõik vastas nagu, et ma seda ei üritagi varjata. Pearuumi natuke on isegi. Et ütleme, kui sa nagu august läbi sõidad, et siis peaga vastu lage äkki ei löö või? Ei löö, ei, kusjuures ei, seda ei tunnet ei ole. Mul on isegi puhur. Väga uhke. Ja siis mul on topsihoide. 3 rida topsihoideid siis vähemalt on ja palju panipaiku. Päris hea. Kuidas ma siit nüüd välja saan? Ütleme nii, et see välja tulek väga glamuurne ei ole nagu. Aga Lambost ka väga ilusasti välja ei saa tulla, ma olen kuulnud. Nii, kuule, aga nüüd on küll maks sisu nähtud ja kõik on nähtud ja proovitud jah. Ma poleks arvanud, et ma selle Exploreri 3. reas kunagi istumas käin. Aga nüüd on see ka tehtud. Ja elektriliselt läheb tagasi ka. Ma muidugi vajutasin valet nuppu ka. See mingi toolide mäng käib. Mul näiteks Volvo XC90 ei ole nagu elektriline, manuaalne. Aga SQ7 oli elektriline, nii et sa mainisid SQ7, et kas see nagu hinnaklass on neil sarnane või nagu mis klassi see auto jääb siis? See on päris hea küss. Ma võtaks nagu põgusalt kokku niimoodi, et SQ7 saad 40 000 euroga saad endale ikkagi selle vanema kere, et 2017-2018 aasta auto. Nüüd Fordi sa saad endale 3 aastat uuema. Kui sa nüüd võrdled nagu sama aasta väljalaske mingi SQ7-ga, siis ma arvan, et 2021 aasta, ehk siis uuema kerega SQ7 maksab juba kuskil 60-70 000. Et siis neid saab nagu sisuliselt 2 tükki. Sellel autol on 80 000 läbisõit 2021. Et Audil sul oleks ikkagi topelt nagu sealt. Siin on siis hübriidi laadimine. Bensu saab sealt lisada. 2 luuki. Selles mõttes on äge auto, et kui selline nagu põhimarsruut on kuskil 25 kilomeetrit iga päev tööle koju, poodi, siis selle saab elektri pealt. Elekter on odav, autol on minekut ja kõik läheb kiiresti soojaks ja kõik muud nagu eelised. Lähme teeme nüüd niipidi, et Rasmus saab ka korraks proovida. Ühesõnaga USA autodele meeldib häält teha. Uks on lahti. Oh, kuule vaata, kust läbi saab sõita. Nii tore. Mulle meeldib, kui autole saab kogu aeg signaali. Mis me siin nüüd teeme? Vau. Vaata, need purikad on siin. Siis on siuke. See on tegelikult täitsa ohtlik. See on päriselt ohtlik, jah. Siin on jääd ka tilkunud. Seda on päris rõõm puhastada, ma kujutan ette. Siin näeb tuled ka ära vähemalt, see on päris hea. Ilusad, jah? Ma arvan, et ei julge seisma jääda. Muidu võib kinni jääda siin. Kohalik Subaru ei saanud arugi, et siin lumi maas on. Sõitis niisama kohale. Põhjal krabiseb. See ei ole okei, mis meil siin toimub. Tegelikult ei ole. Väljast ausalt öeldes tundub, nagu oleks vähem lundus ikka. No, mis ta ikka on. Aga siin sees olles suures autos ja kuidas see nagu
õõtsub ja ronimise tunne on nagu, et siis saab aru, et tegelikult on päris tõsine see lumi siin. Vaata, kui kõver see on. Impressive. Sul on seda vaja. Lähed drive mode. Nii. Siis paned siit Ekku. Sportivnõi. Hopsti. Hääl kohe palju mõnusam. Niimoodi saab 60 liitrit 100-le. Rasmus on siis nüüd natuke aega saanud autoga sõita. Räägi meile, kui tore ja lõbus on Ford Explorer. Igati mõnus on sõita tegelikult sellega. Lihtsalt igapäevaliikluses väga normaalne. Meie muidugi otsisime siin kahekesi kohe selle auto piiriga üles, eks ole. Aga natukene nagu rahulikku sõitmist ja siis sai lumest välja ja labides taga, et otsisime oma kõige sügavama hange üles kohe. Ja tegelikult lihtsalt see on selle aasta nagu kõige lumisem päev ka täna. No tõepoolest, siin on lumehoiatused igal pool ja 50 senti lund ööpäevaga või mis siin räägiti. Vist isegi rohkem, kui ma ei eksi. Jah, ja siis nüüd nagu hommikul, mis või öösel oli toimunud, oli see tuiskamine ka. Et need mingid vallid olid nagu ikka meeter pluss nagu. Aga jaa, ta on suurem kui minu auto, ehk siis kohe gabariidi tunnetus on teine. Ehk kes suure autoga sõidavad, need ei saa mingit vahet aru. Sõidab väga hästi, väga selline ergas, et kohe, kõik toimub kohe. See on nagu positiivne. Künkas sõidad üle, ei tunne midagi. Ma kusjuures kõrvalistujana nagu märkasin ka seda, kui Rasmus nagu gaasi vajutas, siis oli aru saada, et nagu ei tahtnud nii palju gaasi vajutada, aga et see auto on nagu super ergas, on vist see kokkuvõte, et see on nagu meeletult ergas. Palju me umbes sõitnud oleme, mingisugune 20 kilomeetrit ja pluss siis veel see lumes nagu mängimine. Auto on sportrežiimis olnud ja tahokas näitab, et seda elektrirežiimi on 8 kiltsa veel. Et sisuliselt täpselt jõuame jälle maja ette laadima nagu. Ja mis meil siis lumes juhtus, see oli ka nagu päris huvitav. Et me olime nagu just selles nagu kõige suuremas hanges kinni ja siis hakkasin seal nagu vaikselt mängima nagu edasi-tagasi ja proovisin eri režiime ja ega ma ei sõida selle autoga igapäevaselt, et mul on nagu ka õppida vaja. Aga mis juhtus oli see, et ta lülitas nagu nelikveo välja mingil momendil. Ja nagu samas auto lülitab uuesti selle nelikveo sisse, siis kui sa enam-vähem välja ja sisse lülitad auto. Et midagi talle ei meeldinud ja siis oledki seal hanges ja siis sulle vaatab vastu nagu see tagaveoline siis Explorer. Et see oli nagu veider. See jaa, veits ehmatas ja tekitas siukse, ma ei tea, natuke pettumustunne oli nagu, et aga jah, muidugi, et kui tihti sa ikka oled seal ja kui sa oled see, kes sõidab nagu poolemeetrises lumes, kas sa siis nagu Explorerit vaatad või ei vaata enne? Ega minu jaoks oli positiivne, et ma sõidan igapäevaselt siis Volvo XC90 praegu ja ma mingites olukordades võib-olla ei oleks tundnud ennast nii mugavalt enda selle diisel Volvo XC90 mõideks. Et see auto kuidagi andis nagu julgust juurde. Jah. Autodžia juurest ära sõita, see oli küll väga mõnus, et nagu tunned, sa oled seal, sõidad lihtsalt rahulikult läbi, sa oled suur ja raske nagu. Ja mul on veel see nagu XC90 näide, et mul on siis mingi D5 äkki või 173 kilovatti diiselmootor ja nagu kui ma selle autoga võrdlen seda, siis see on nagu öö ja päev, et ma kahtlustan, et ühel on mingi söke 8-9 sekundit 100-ni ehk siis Volvol ja see on siis nagu kolmandiku võrra kiirem. Et see on nagu selles mõttes on kahju Volvosse minna. Teistpidi siis Volvol on õhkvedrustus, sellel autol on siis tavavedrustus. Ta on mugav ka Exploreril, aga lihtsalt, et õhkvedrustus silub nagu võib-olla mingeid asju teistmoodi. Sellised võrdlusmomendid nagu. Tegelikult ääremärkusena siis see auto on hetkeseisuga müügis, aga seal on nagu mitu võimalust, kuidas see võib minna, et see sõltub nüüd, et kas müüb see auto või müüb üks teine auto, et kas see siis auto leiab endale uue omaniku või sõidetakse selle autoga edasi. Kolmanda ideena on nagu korraks läbi käinud, et kuna see auto on nagu praegu selline 4 nädalat seisnud, siis et
et kas äkki proovida sellel autol nagu sellist asja, et panna ta korraks kuskile autolevisse või mingisse sellisesse platvormi ülesse, et võite enda kommentaare jagada meiega. Et mis teie kommentaarid oleks, et kui selline auto läheks kuskile autolevisse ülesse, et kas pigem tehakse sellele autole liiga või pole hullu midagi ja proovige ära. Okei, aga siis selleks korraks video kõik. Järgmise korrani. Ciao.